tagalukk on siis elektriga. Saab siis pärast nii lukustada, kui siis lihtsalt kinni panna. Siin natuke on ilusti jälle seal musta, aga selle teeme siis kõik korda. Siin taga on meil kõrvukonks, mis siis nupuvajutusega tuleb välja. Klõps. Ja samuti saab ka siis lahti lukustada ja tagasi kinni panna. Siis meil saab siin istmeid alla lasta, seda ma praegu tegema ei hakka, aga huvitav lisa on siis õhkvedrustus, millega siis saab autot madalamaks lasta ja tõsta kõrgemaks, kui on soovi. Nii. Jätkame siis välistuuriga, et asi on viisakas, nagu öeldud. Loomulikult leiab mõne kivitäkke asja, et sellest ei pääse, et on ikkagi 100 000 sõitnud asi ja päris ütleme täketu ei saa olla, aga üldpildis on suhteliselt viisakas. Siis jätame kõrvale, et see on pooleldi must, aga siit on näha mustrit, sisuliselt on tutt uus rehv siin all, Pirelli DOT 24. Kõik 4 loomulikult on samasugused. Siis sisse vaadates käisin ka kiiresti lappiga üle, aga loomulikult saab veel paremaks. Ühesõnaga tegelikult on väga ilusti hästi säilinud salong. Ja ütlen ausalt, kui nüüd vaadata päriselus, seda kriimukraapsulist võib-olla see kaamera ka nagu ei näita seda väga hästi, aga ütleme, et pilt oli väga õige nurga all tehtud, et kui nüüd tõesti otsida, siis leiab need kriimukraapsud ülesse. Päriselus, kas see tegelikult segab? Pigem ütleks ei. Et ma arvan, et kui ma poleks pilti teinud selle koha pealt, siis ilmselt ei oleks tõsigi tähele pannud, et siuke väike kriip seal on. Aga sellegi poolest selle saab, ma arvan, välja vahetada. Proovisin lapiga minna kallale, et selle on paremaks, seda kohe küll ei saanud. Aga ma arvan, et see on kenasti vahetatav jupp. Ehk et see on väike osa ainult siit. Nii. Ja siis vaatame eest ka. Juhist on väga hästi säilinud. Samuti ka rool. Täitsa viisakas veel. Kõrvalistuviste ka. Auto alustab alati elektri peal. Eraldi klippi saadan teile väiksest sõidust ja kiirendusest, et seda ka näidata. Ei pea põrsas kotis ostma. Panoraamluuk käib meil siis 2-astmeliselt, ehk siis aste number 1. Korra veel, aste number 2 ja täitsa kinni. Samuti saab ka tuulutusse panna ja saab selle musta katte siia peale ka tõmmata, ehk siis kohe näitan ka seda. Nii, tuleb ilusti kate meile siia peale. Aeglaselt. Nii, mul ühendas kohe telefoniga ära siin ka CarPlay, ehk siis mul on selle jaoks üks väikene, nagu must, aga ühes on üks väike vidin. Dongle on selle asja nimi. Ja see teeb siis nii-öelda juhtme vabaks selle asja. Ja mis meil siin veel huvitavat on? Ühesõnaga, meil on parkimiskliima, mis on siis Webasto Volvo keeles, eks. Eelsoojendus, saad siin panna kõik taimeriga või siis ka telefonist äpi kaudu, kui oled auto ära ühendanud. Ühesõnaga, hästi mugavalt lahendatud. Istmesoojendus, roolisoojendus loomulikult, kenasti töötavad kõik. Siis tavaline navigatsioon oli ka see teemaks. Täitsa näitab, et oleme uues alus, kodu ees mul. Ei jõudnud selle kaugemale, sest meil on siin teed nii uskumatult mustad selle Rail ehitusega, Rail Baltica ehitusega, et jah, päris raske on siin liigelda, ühesõnaga ma ei hakanud isegi salongi minema. Powers Wilkins helisüsteem, ehk et siin kõige parem lisa, mis Volvo entusiastidele meeldib, on vaadata siin kontserdisaal, et see on siuke väga mõnus lisa. Võt, nii ja väljast näitan teile siis veel korra, kuidas ka laadimine käib. Ehk siis jah, nagu ütlesin, sõiduklippi näitan eraldi korra kiiresti. See on laadija siit lahti. Mul on siin tavapistikust. Pagand ei ulata praegu. No pole hullu. Ühesõnaga muidu on väga lihtne. Siit lahti. Ühendab ära ja korras.